Tartu on heade mõtete linn. Häid mõtteid, sisu ja ajalugu on siin nimelt 18 erineva linnaosa jagu. Näitus Meie Tartu nendest sündiski. Kaleidoskoop, mille pani kogukond ise kokku. Me küsisime nende, kui me teeme näituse, me anname teile ühe peatüki. Mida te tahate seal peatükis näidata? Mis on see inimene, maja, sündmus, hoone, dokument, foto ja nii edasi, mis võiks iseloomustada kõige paremini teie linnaosa. Et see näitus ongi Tartu inimese ja Tartu linna terve elukaare ulatuses. Kui tavapäraselt avatakse näitused juba valmis tervikuna, siis tartlased on eos jätnud näitusele tühje kohti, kuhu oodatakse külastajate endi täiendusi. See on just see, mis Tartu linnamuuseum peaks oma olemuselt olema. Et mitte ainult linnamuuseum, vaid pigem linlaste muuseum. Mulle ikka meeldib seda vaadata pilt avamisest, kus on terve muuseumi hoov on inimesi täis ja need inimesed kõik on panustanud oma looga ja sa vaatad seda inimest, see on see inimene varikust, kes rääkis meile, kuda ta oma maja ehitas tungraudadega. Risto, kui tartlased on käinud siin näitusel, kas nad on andnud tagasisidet mingi teema, mingi eseme loo kohta, mis on neid tõeliselt üllatav, mida nad ei teadnud varem? Selliseid lugusid aeg-ajalt ikka juhtub, et tartlased avastavad ka enda linna kohta midagi uut. Seal on täpsustusi tulnud, me oleme teinud parandusi ja see meile meeldib sellepärast, et see näitus ongi muutmiseks, see näitus on aina peaks täienema ja saama täiuslikumaks. Näiteks see, et inimene, keda me teame Supilinna elanikuna, Mülleri Sass, see elas tegelikult teisel pool Kroonuaia tänavat, aga teda peetakse ikkagi supilinlaseks. Inimesi on üllatanud võib-olla see lähenemine, kuidas me oleme siia ajaloolisesse majja teinud sellise mitte väga ajaloolise näituse. Aga kui inimene küsib, et kus siis see ajalugu on, siis tegelikult meil näitus algab üle 200 aasta vanuse Raekoja kellaga, mille me panime käima. See on Tartu vana aeg, tiksub siin majas jätkuvalt. Meie Tartu pole pelgalt esemete ja lugude väljapanek. See on jätkuv teekond koos kogukonnaga. Me tuleme linnaruumi, me alustame erinevate traditsioonidega ja nii edasi. Ma kõik ei saa siin rääkida, aga näiteks eakate kõnniringid, kus me jalutame mööda linna ringi, jõuame kuskile muuseumisse siis, aga et kõik see linna teema oleks ka seotud. Loomulikult me saame osalema jällegi erinevate linnaosade pidupäevadel, tähistamistel. Me jätkuvalt kogume materjali, jätkuvalt mõtleme midagi vahvat välja, et inimesed jälle tee siia näitusele leiaksid ja me otsime jätkuvalt Tartu vaimu.